Tere tulemast hommikupalvele. Täna hommikupalvus toimub Rootsi Mihkli kirikus, mis on siis vanalinnas Tallinnas. Ja täna mul on abis siis endine politseikaplan, minu eelkäija Tõnis Kark, ja kes siis viib siin põhiliselt hommikupalvust läbi meeskonnaga. Ja siis on teda toetamas muusikaga Marko, kes on siis meie endine PPA orkestrist ja Rootsi Mihkli kiriku õpetaja. Patrik Jörgenson. Ja ega Tõnis Kark on ise ka siin õpetajaga, ta on abiõpetaja. Ja ma alguseks loen palve, Assisi Franciscuse palve, ja siis ma annan nende üle. Issand, tee mind oma rahu tööriistaks. Seal, kus on vihkamine, lase mul külvata armastust. Kus on ülekohus, andestus, kus on kahtlus, usku, kus on lootusetus, lootust, kus on pimedus, valgust ja kus on kurbus, rõõmu. Jumalik Isand, tänu sellele võin ma lohutada rohkem kui otsida lohutust, mõista rohkem kui otsida mõistmist, armastada rohkem kui otsida armastust, sest andes me võtame vastu, andestades saame andeks ja surres sünnime igavesele elule. Aamen. See oli alguspalve ja annan järje nendele. Jah. Hommikul ei viitsin ärgata, õhtul ei saanud jääda magama. Lõunasöögi jätsin vahele, aja puudus põhjus selge see. Kiire, mul on kiire ja kiiremaks veel läheb, ütleb vaist. Kiire, mul on kiire, nii varjan ma, et olen mudaläisk. Soo, Marko! Kiire, mul on kiire ja kiiremaks veel läheb, ütleb vaist. Kiire, mul on kiire, nii varjan ma, et olen mudaläisk. Sünnipäeva jäi mu käimata, sõbrale jäi kiri viimata. Kalale ei jõudnud seekord ma, ajanappus põhjuseks käib ka. Kiire, mul on kiire ja kiiremaks veel läheb, ütleb vaist. Kiire, mul on kiire, nii varjan ma, et olen mudaläisk. Tänane mõtisklus koosneb 3 jutust, 3 laulust ja on juhitud sellest, et Jumal ei naera kunagi meie üle, vaid tema naerab alati meiega kaasa, meiega koos. Esimene lugu, mida me jagasime ka juba teiega kirja teel, on kirikukohv peale jumalateenistust Rootsi Mihklis. Meil on siin Rootsi Mihklis äärmiselt armas ja ilus koguduse kodu. See koosneb kuningasaalist ja Oskarisaalist. Mõlemas saalis on elav tuli, laudadel on ajatud küünlajalad, väärikast kangast laudinadel. Alati pakume inimestele kohvi, kooki ja küpsiseid parimalt serviisilt, mis on lauale pandud just sellise heatahtliku põhjalikkusega, nagu seda omal ajal tehti koguduse õpetaja Patrik Jörgensoni lapsepõlve aegses kodukoguduses Rootsis Uude vallas. Aga ühel kenal pühapäeval juhtus niisugune lugu, et Patrik, õpetaja Patrik, pidi ametitalituse tõttu viibima Rootsi kuningriigis. Kuningas tahtis temalt midagi küsida ja ta läks ja nii jumalateenistus kui kirikukohv oli abiõpetaja ehk minu kanda. Teenistuse lõppedes juhatasin ma kõik koguduse liikmed, sel päeval olid kohal just enamasti naised.
kuningasaali laua taha, see on seesama saal, kus me praegu istume, ja hakkas sundimatu viisakusega, see olen siis mina, hakkasin sundimatu viisakusega kõigile kohvi ja teed valama. Rahva meeleolu tõusis, kui lauale toodi automati poolt kingitud tordivirn. Ja siin jätkus kõike. Nii linnupiima, šokolaadi, sefiiri, pähkli kui trühvlitordi austajatele ja daamide jutuhoog kogus aina hoogu. Akna taga paistis Tallinna vanalinn varasuve kullases suuluses ja nagu ütleks Patrik Göransson sellisel puhul, kõik läks ainsa paremaks. Olgu öeldud, et kogu idüll lahenes kaosesse umbes 5 sekundiga, kui minu enda õnnetu abiõpetaja 2 koera, kellest üks on siin ka kenasti rahvale näidata antud, laua all magades järsku ehmatasid ja üksteisele kallale otsustasid karata. Väärikad tammise laua all, mille ümber istusid viisakalt paarkümmend prouat, tõusis selline urin, lõrin, kolin, müdin ja tapluse kaja, et arvata võis maailma lõpu väga kiiret ja otsustavat lähenemist. Koerte võitluskäraga liitusid üsna kiiresti ka koguduse prouade üllatavalt võimsad aldid ja sopranid. Heliefekte toetasid alustassidelt lendu tõusvad kohvitassid ja torditükid. Tuletan meelde, me oleme kirikus. Purunevate nõude klirin, daamide kiljed ja istujate pikali tõugatud toolid ehmatasid vaesed vihameestest kirikukoerad. Korraga täiesti ära. Ja kui lõpuks rahu kirikuliste hulgas oli taastatud, otsiti kaastundlikult pool tundi võimalust maha rahustada ja lohutada 2 surmani ära ehmatatud kirikukoera. Tangot, kes lamab siin meie ees põrandal, kelle hüüdnimi on ka Murd ja Mustukene. Ja meie teist koera Trallat, kes hoiab praegu heaga eemal, aga kelle hüüdnimi on Pigistaja Punane. Järgmine laul on Tulge või minge. Tulge või minge, kuid ärge mind segage praegu. Tulge või minge, kuid ärge mind segage siin. Tulge või minge, kuid ärge mind segage praegu. Aadis on kalamees, koer ja kalade pott. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Tulge või minge, kuid ärge mind segage praegu. Ahvenal, haugil ja kiisal on mulle üks jutt. Tulge või minge, kuid ärge mind segage praegu. Ahvenal, haugil ja kiisal on mulle üks jutt. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Marko Soolo. Tulge või minge, kuid ärge mind segage praegu. Just oli hommik ja näe juba õhtu on käes. Tulge või minge, kuid ärge mind segage praegu. Koer juba hailutab, päikegi magama läheb. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Mehi on palju ja paate on palju ja koeri on palju ja järvi on palju ning kalu on palju kui taegonna. Teine lugu sellest, kuidas Jumal armastab head nalja ja kuidas tema meie üle mitte kunagi ei naera, vaid ainult meiega koos naerab, kannab pealkirja
peapiiskopi pirukas. Kord oli meil koguduse raamatukogus pidulik hommikusöök peapiiskopiga. Tahtsime tutvustada talle oma plaani kiriku keldris oleva konverentsikeskusega. Vajasime tema õnnistust, aga ka kõnemehe andi. Kuna oleksime hea meelega näinud just teda ühel meie esimestest sündmustest kõnelemas. Olime katnud heas piiskoplikus vaimus kauni einelaua. Kauni laua lauras maitsekatest asjadest ammine tee, lihapirukate kuhi kerkis laual küünaldest kõrgemale. Kohalike pappidena Patrikuga olime ennast riietanud laitmatult. Mustad triiksärgid, pintsaku all suhkrutükid, puhkamas kõrisõlmedel, kõik oli täiuslik. Surnud kirikuõpetajate portreed ja baareljeefid jälgisid armuliku rahuga, kuidas seltskond laua ümber kogunes ja usutavasti oleks isegi naeratanud heldinud, kui peapiiskop toidupalveks ennast püsti ajas. Kõigi silmad puhkesid peagi palvet alustava kõrge vaimuliku näol ja just sellisena olekski võinud see harras hetk laua ümber kogunenutele meelde jääda. Kui poleks olnud meie kirikukoer Tangot, kes siin samas meie juures ka tänasel hommikupalvusel viibib ja kõigi nähes suures rahus mõnusasti kaminatule paistel ennast soojendab. Kui Tangul oleks keegi andnud valida, vaata oma äranägemise järgi kas peapiiskopi nägu või tema taldrikul olevat lihapirukat, oleks Tangu alati valinud piruka. Nii ka seekord. Ja just sel hetkel, kui laua ääres kõrguvli peapiiskop palveks suu avas ja silmad sulges, kasutas Tango oma talupoja mõistust. Nagu must vari sahises ta üle laua otsa haarates lennult alust tassi puudutamata kõrge vaimuliku lihapiruka ja kuigi peapiiskop kiire haagiga instinktiivselt röövlirele haaras, oli pirukas hetkega oma endisele kuuluvusele vilistanud ja meil jäi ainult härdalt vabandada ja loota armulikkusele nii koera, koguduse kui konverentsikeskuse osas. Kõik laabus siiski kenasti. Hommikusöök jätkus, konverentsikeskus tuli, peapiiskop ei olnud pahane ja koer jäi ka ellu. Kolmas laul on kõige pikem tee. Hommik päikene kui paistab, minemata jätta ei saa. Tule sõber, lähme üle lagendik, minemata jätta ei saa. Pikimgi tee algab jalad alla alt, kõige pikem tee. Pikimgi tee algab jalad alla alt, see kõige pikem tee. Meil on aega harre võtta ühes, minemata jätta ei saa. Tule sõber, lähme üle lagendike, minemata jätta ei saa. Pikingi tee algab jalad alla alt, see kõige pikem tee. Pikingi tee algab jalad alla alt, see kõige pikem tee. Marko Soolo. Igatsust ning mõelda, minemata jätta ei saa. Õhtu jõudes sõne valvab minu varju, minemata jätta ei saa. Pikingi tee algab jalad alla alt, kõige pikem tee.
pikim tee läheb jalad alla all, see kõige pikem tee. Kolmas lugu sellest, kuidas Jumal armastab head huumorit, aga ei naera kunagi meie üle, vaid ainult meiega koos. Räägib abiõpetaja sõudepaadi pühitsemise loost. Abiõpetaja eluunistuseks oli saada endale sõudepaat, millega kalal käia või suvisel ajal lihtsalt lahel loksuda. Nii sündiski, et aastase tubli rahakogumise järel soetati valge sõudepaat, mille nimeks pidi saama Merihobu. Nagu igale laevale pidi ka sellele 4,5 meetri pikkusele alusele nimi antama ristimise läbi Jumala sõna lugemise ja vahuveiniga pritsimise abil. Traditsioonid on traditsioonid ja nii kutsutigi Rootsi Mihkli kirikust õpetaja Patrik Jüranson ka seda asja Võsu randa ilusasti talitama. Abiõpetaja kutsus pidulikule sündmusele kogu oma suguseltsi ja kõik asjaosalised, kaasa arvatud perekonna 2 koera, Tango, kes on siin täna ka meie hulgas kenal hommikupalvusel, ja Tralla, kes hoiab natuke eemalt omaette. Ja nad kõik rivistati kaldaäärsetesse kõrkjatesse viisakalt üles. Patrik saabus kohale palavale ilmale ja märgadele oludele vastavalt lühikeses riietuses. Lühikesed püksid ja kummikud. Loeti ja lauldi ja kui pastori proua pidi paadile nime andmise järel avama vahuveinipudeli, juhtus just see, mida paljud nimetaksid väga Rootsi Miklilikuks. Korgi paukumise järel suunati valgele päikesest kiiskavale paadile, mille nimi on Merihobu, šampuse juga, mis vastu kõiki juhtusi oli täiesti punast värvi. Hetkega oli kogu valge paat otse kui verega kokku määritud. Asjaosaliste jahmunud nägudelt võis aga lugeda välja siirast üllatust. Patrik võttis aga olukorra kiiresti kontrolli alla, sõnades oma abiõpetajale vaesele Tõnisele, kes tol hetkel juba väga mures oli, lihtsalt tundub, et Rootsi Mihklisse sobid sa nagu valatult. Me paneme käed kokku ja loeme meie isa valve. Palun, Patrik. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud naistepäeva jätku kõigile. Viimane laul, millest see saade sulab, on Marian Loo.